tulemast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli ja täna on meil külas Helmer Hallik. Ja Helmer on selline eriline inimene, et Helmeri minevikus on igasuguseid põnevaid kogemusi. Ja ma mäletan ühel koolitusel, kui sa käisid meil koolitamas inimesi, siis need läksid kohe netti uurima, et kellega tegemist on ja natuke ehmatasid ära, sellepärast et sul on pikk kogemus politseis töötamisega. Aga täna sa tegelikult oled siia mul kutsutud sellepärast, et sa oled tänasel päeval hoopistükkis pereterapeut. Ma annakski nüüd võimaluse sul ennast natuke rohkem tutvustada. Ja siis võib-olla kohe äkki oskad ka vastata mulle sellele küsimusele, et kuidas sa jõudsid politseitöö juurest pereterapeudi töö juurde? Ma olen ikka inimestele nagu naljatades algul rääkinud sellest, et see on nii loogiline. Et kui sa 30 aastat politseis ära töötad, siis on ju loogiline, et sinust saab pereterapeut. Aga tegelikult seal on oma nõks täitsa sees, mille ma olen ära mõtestanud ja see on see, et politsei tegeleb tavaliselt mingi olukorra lahendamisega. Ja need on sellised nii-öelda lineaarsed võtted, et ma näen midagi, miski on valesti ja ma teen selle korda või ma päästan kellegi ära või taban kellegi, kes peab olema ühiskonnast eemaldatud. Aga et pereteraapia tegeleb kogu perega ja vaatab siis tegelikult olukorda süsteemselt. Et võib-olla lihtne näide on see, et kui laps suitsetab kuskil koolimajas, siis politsei tegeleb sellega, et ta lõpetaks sel hetkel suitsetamise, annab vanematele üle ja on justkui olukorra ära lahendanud. Aga pereterapeut vaatab seda olukorda hoopis nii, et mis toimub peres erinevate suhetega, miks sellel lapsel on vaja sellist abivahendit nagu mingisugune tegevus, mis ei ole lubatud. Et hoopis teisi asju vaatab ja tegelikult kui sa 30 aastat oled niimoodi sekkunud, et vaatad asjale otsa selliselt midagi toimub ja lahendad seda, siis ühel hetkel väsid ära sellest, sest sa ei näe seda, neid tulemusi, mis ka edasi nagu oleksid siis kuidagi nähtavad. Ja eks abikaasa süü on ka ikkagi, mis seal pattu salata. Kuidas siis abikaasa süüdi on? Kõigepealt ta kuidagi meelitas mind õppima sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat Tartu Ülikooli magistratuuris. Koos käisime, tema oli ennem õppinud ka bakalaureuse, mina ei olnud. Ja sealt edasi siis ühel hetkel abikaasa töötas lastemajas ja ta rääkis ikka nii mõnigi kord sellest, kuidas väikesed poisid just, neil ei ole määrata ühtegi terapeuti, sest meesterapeuti nii vähe. Ja siis ta lihtsalt ütles, et mine, mõtlesin, okei, ma lähen siis. Aga jah, et algus võib-olla oli selline ka kaaslasel poolt mõjutatud, aga õpingud ise olid ikkagi sellised, et ma olen siiamaani ikka ise hästi palju kasu sellest kõigest saanud. Oled sa oma valikuga rahul? Jaa, ma olen oma valikuga rahul ja üsna hiljuti veel mõtestasin oma õppejõule seda, et miks just pereteraapia ja miks just mina. Et ma olen väga rahul, jah. Et ma olen oma elus sellesse kohta jõudnud. Ma tean seda, et ma ei tea, sa nüüd täna ka teed, aga sa oled teinud ju Papside klubi, oli selle niimoodi nimi, on ju Perepesas vist Türi omas. Türi Perepesas. Ja, et aga tead, sellest lähtuvalt mina mõtlesingi, et kuna sa oled siin, harva me kohtame meesterapeuti ja mina leian ka, et meesterapeuti tegelikult igas, ütleme, valdkonnas võiks olla rohkem neid. Et midagi teha ei ole, ikkagi nagu võib-olla me õpime samu meetodeid, aga see selline, ikkagi need soolised erinevused mingil määral ju toovad oma nagu sellise mõju sinna teraapiaruumi ja ma arvan, et just ütleme võib-olla meesterahvale tulla ka pereteraapiasse või mis iganes teraapiasse, siis ta võib tunda ennast mugavamalt tulla meesterahva juurde kui meesterahva juurde. Ja mänguteraapias ka meil on mehi vähe, aga paar tükki on. Ja, aga tead, sellest lähtuvalt ma küsiks sinu käest, et hea küsida kohe, et kui me räägime isadest, siis kuidas sina nagu näed pereterapeudina, võib-olla sinna juurde ka ise on ju mehena, isana, üldse isa rolli tänapäeval
peres. No, jah, kui väga laialt vaadata seda globaalses vaates, siis on näha, kuidas meesterahvastel on järjest enam raske toime tulla vastutavatel kohtadel. Ja sellel, ma arvan, on mingi põhjus, miks see selliselt on, miks neil on nii polariseeruda vaja ja miks neil on selliseid lahinguid vaja ja miks neil on vaja, et minul on õigus ja mitte sinul. Üks hüpotees on see, et mul ei ole sellist piisavalt emotsionaalset toetust oma kõige lähedasemate suhete vaates, just lapsepõlvest tulles. Just nagu sa mõtled, eks ole, mehena, et kui ma olen nagu... Jaa, mehena, aga mul on ka isa olnud. Ja kuidas see isa on siis toime tulnud sellega, et olla oma isa rollis ja lasta pojal olla poja rollis. Et sageli näeme just, kui tulevad uued pered või paarid, et kui raske on tegelikult ikkagi olla mees ja kui raske on olla tegelikult ikkagi isa, kui sul ei ole piisavalt olnud oma lapsepõlvest toetust. Sinu vanemad ei ole, räägime isadest rohkem, et nii keeruline, nii pagana keeruline isa olla. Ma olen ise ju 28-aastase kogemusega isa, selle aja sees on 2 last sündinud ja ikkagi noore mehena jäi minu mõlemal lapsel ikkagi isast puudu. Ja täna on nii tore olla koha peal, kus sa võib-olla oskad nagu rohkem olla. Loomulikult tahaks, et oleks olnud ka siis, kui nad võib-olla vajasid mind veel rohkem just sellise toetaja ja hooli ja mõistjana. Aga täna on igal juhul nii tore, et ma saan seda kõike lubada. Meie suhetes siis minu tütre, kes on 28 ja pojaga, kes on 19. Ja ma saan aru, et see on nagu aastas muutunud. Aga mis sa mõtled, kui sa, ega me ju, teeme nii hästi, kui me oskame. On minu uskumus. Aga mis sa arvad, mis nagu nüüd, teades on ju, sa oled palju targem, ühtepidi vanem on ju, lihtsalt elukogemus õpetab, aga teistpidi nüüd ka need uued teadmised. Et mis oleks nagu, või mida, kas üldse oleks saanud midagi teha või oleks midagi olnud minevikus, mis oleks nagu saanud sind aidata selles osas, et rohkem olla laste jaoks. No kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve ja oma isa juurde, siis minu isa alkoholijoobes läks ujuma väga varajases. See oli juuni alguses, kus vesi oli veel väga külm, põhjast isegi jäine. Ja ta läks alkoholijoobes peaga ujuma ja uppus ära minu silme all. Nii et mina jäin 7-aastaselt siis nii-öelda olukorda, kus mul ei olnud võimalik näha, vaadata, kuidas üks isa tegutseb isana, milliseid suhteid ta loob oma lapsega, millised on suhted tal mehena oma naisega. Et see kõik see õppimine jäi mul kahjuks kuni siis täiskasvanuks saamiseni ja perest eraldumiseni jäi ära, mis kindlasti oli üks kitsaskoht selleks, et olla oma lastele, kui nad sünnivad siia ilma, olla kohe selline lapse arengut ja last toetav isa. Võib-olla täitsa algul isegi asjad sobisid, sest 7 aastat ma ju mingil moel nägin oma isa käitumist ja tegutsemist. See ei olnud muidugi, isa nagu ei saanud öelda, et ta oleks kuidagi hakkama saanud. Mingid põhjused olid ka temal. Et polnud nagu päris ideaalne, kui ma niimoodi üldse... No ja selles mõttes, et käitumuslik osa oli ikkagi väga vägivaldne nii ema suhtes kui ka laste suhtes. Ja siis see jättis ka mingid oma jäljed ja mis siin salata olen minagi oma suhetes olnud ikkagi moel või teisel vägivaldne. Aga ma oskasin vähemalt olla kohal oma lastele ja see on nii huvitav, et mõlema puhul siis esimesed 7 aastat. Edasi läks keeruliseks. Et sa kohe nagu oskad seda nüüd tagant järele analüüsida sellest hetkest, kui sul enda... Mul on nii meeles see, kui mu tütar sai 7-aastaseks, siis ta tuli minu juurde ja ütles, et isa koli välja ära.
nii on meil parem siin. No. Ja siis oli pojaga see, et kui ta kuni 7. aastani, tema 7. eluaastani kooli minekuni olin ma tegelikult talle väga olemas. Ja oskasin väga palju temaga, ma tegelesin ja toimetasin ja tegin kõik oma lapse heaks ja siis äkki oli olukord, ma nii mäletan seda, kui ma vaatasin oma lapsele otsa. Et ma armastan teda, ma olen tema läheduses, aga ma ei tea, mida temaga peale hakata. Mis see tähendab, et ma olen talle isa. Füüsiliselt ma olen tema juures, aga ühel hetkel taipan, et ma ei oska taga mitte midagi peale hakata. Ja see on ühele mehele või isale väga karm. Seda selliselt mõtestada. Aga tollel hetkel olin ma väga tähtsal tööl ja väga tähtis inimene, et ma tööga siis kompenseerisin endale seda ebapiisavust ja et ma ei ole vajalik ja kasulik oma lastele, et see töö aitas mind tollel hetkel. Nagu kuidagi ellu jääda. See andis nagu väärtus ja tunde elus. Kas see oli ka mingil määral, ma mõtlen seda, et ma ei tea, vaata, kuidas sul oli sel ajal, aga et kui sellised vastutusrikkad töökohad reeglina tähendavad seda, et seal peab ka palju panustama, kodust ära olema, et kas see oli ka selline nii-öelda, kuivõrd alateadlik, aga üks põhjus ka miks minna, sest nii kodus nii-öelda on. Kindlasti ma näen ka täna paljusid isasid, kes on sarnases olukorras ja tulevad pereteraapiasse, siis ma näen seda sama abitust ja jõuetust just oma lähedastega suhetes. Ja siis ma realiseerin seda kuidagi teistmoodi mujal. Minu töötunde nädalas oli tihtipeale 80. Et töö oligi minu elu. Ja sealt ei jäägi vist väga palju üle. No jah, tollel hetkel oli õnneks, et ma ju ei osanud ka midagi teha. Et see on üks asi, mida ja meestel on see, selles mõttes on keerulisem veidi see mõtestada, et mul on maailmasid mitu, et on mul intellektuaalne maailm, kus ma siis oskan väga ratsionaalselt tegutseda ja vajadusel siis kõik asjad ära manageerida selliselt, et ma paistan välja kuidagi kasulik ja vajalik. Aga et meestel on keerulisem mõtestada emotsionaalset maailma, ehk et kus siis minu tunded ja vajadused, katmata vajadused või kaetud vajadused tekitavad mingid tundeid, millega ma pean siis hakkama saama. Ja tihti me surume need alla või kompenseerime siis mingi tegevusega, mis siis aitab, et kuidas kedagi siis. Aga et meestel on raske ise endale tunnistada, et sellest emotsionaalsest maailmast sõltub nii palju. Aga mis sa arvad? Nüüd on ju oma kogemuse baasil, ma mõtlen, et sa oled näinud ju oma töös, eelmises töös, näinud ju, ütleme, elu pahu poolt, mida enamus ei näe. Ja ma ei tea, võib-olla ma eksin, aga kas enamus su kliente seal olid mehed äkki? Paljud jah. Jah, paljud, kindlasti mitte kõik on ju. Aga ma ütlen lihtsalt seda, et kui palju, või ütleme, et kas ja kui palju seda ka mõjutavad erinevad nii-öelda põlvkondade vahetused, et kas seda on võimalik kuidagi niimoodi neid seoseid luua või tuua mingeid seoseid? Jah, pereteraapia iseenesest ongi süsteemil põhinev vaade siis erinevatesse suhetesse, mis perekonnas on. Ja tõesti siis tihti on ikkagi jõuavad kliendid arusaamiseni, kuidas tegelikult ikkagi need päritolu perest tulevad mustrid ja põlvkondade ülesed projektsioonid mõjutavad meie tänast elu. Et kui iseseisev ma tegelikult ikkagi olla saan, on see küsimus, et tihti kõik arvavad, et ma teen kõik otsused ise, aga jah, ma teengi oma peas otsused ise, aga et pärast seda analüüsides jõuan selleni, et ma tegelikult käitun nagu minu ema või minu isa, et mingid otsused on mul väga emotsionaalsed, ostud näiteks võivad olla ühed kohad, kus ma tegelikult siis väga emotsionaalselt käitun ja seal on mingid põhjused ja nende põhjustega jõuab hiljem klient mõtestades
ikkagi oma päritolu perekonna juurde. See on nii tihti tuleb nähtavaks just see, et ma käitun oma kaaslasega sarnaselt nagu minu isa või ema käitus oma kaaslasega. Et ikka sarnased mustrid. Sarnased mustrid isegi kui ütleme, et on põlvkonnad vahetunud, mingisugused väärtushinnangud on vahetunud. Isegi võivad rollidesse. Aga ikkagi me jõuame sellesse kohta, et see kõik on meid mõjutanud. Keda siis otseselt üks ühele, aga keda võib-olla siis vähemal määral. Sest meil on ikkagi see, et midagi me kogeme seal lapsepõlves, nurkias ja me teeme otsused selle pinnalt, et kas me läheme täpselt samamoodi edasi, mis on turvaline, sest teha muutusi on alati ebaturvaline. Või on siis see, et see oli nii kannatamatu ja jäle tegevus, mida näiteks üks vanem teisele tegi, et ma võtan täiesti vastupidise hoiaku, et mina sellist kaaslast endale ei vali. Ja pärast on siis tõesti see, et ühel hetkel ma taipan, et meil on ikkagi sarnane muster. Aga kas on sellest ka, ütleme oma kogemuse baasil või õppimiste baasil, kas saab öelda ka vastupidiseid näiteid, et tõesti ongi nagu teadlikult või siis ka alateadlikult valitudki vastupidine lähenemine ja tehaksegi hoopistükkis risti vastupidi, muudetakse täielikult seda mustrit. Ja seda isegi on päris tihti. Seal on küsimus pigem nagu selles, kui need pered või paarid jõuavad teraapiasse, mis see tähendab vastupidi. Millist tähendust me sinna siis loome oma suhtes. Et seda me teame, et meie kunagi ei tegele selliselt, et näiteks, et mees lööb naist, sest naise isa lõi ja mehe isa lõi. Meie seda mustrit ei kasuta. Aga kuidas see täpselt vastupidi on? Et täpselt vastupidi võib olla see, et aga ega me väga ei suhtlegi. Me oleme üksteisest emotsionaalselt suhteliselt kaugel ja see on üks probleem, mida tuleb ka ju lahendada. Et suhtesse jääda või suhtes olla. Kas seda võib öelda siis nii, et selleks, et mitte teha seda, mida mina olen kogenud minevikus, siis ma pigem tõmbun nagu eemale, sest et siis ei tekigi seda ohtu, et mõlemad võivad soovida eemale tõmbuda või nii-öelda konflikti vältiv suhe, aga see võib väga suurele distantsile mõlemad poolt minna, sest ma tean, et siis ei tule seda tulemust. Sest meil on ikka väga keeruline iseenda sees nagu uskuda seda, et mina suudan olla teistmoodi parem, et me püüame ikkagi need ohud kuidagi minimaliseerida ja siis võib juhtuda selline asi. Kuule, aga ma lihtsalt, kuna ma ise olen mõtisklenud nende teemade üle, et endale mulle tundub, et mina küll olen muutunud ja üritan muutuda, on ju õppida ja areneda, aga kuidas sulle tundub, et kas inimene on võimeline muutuma ja muutma oma neid mustreid ikkagi? Jah, siin on võib-olla oluline see, et kõigepealt kui tullakse, siis esimene soov on, et saada see suhe kuidagi toimima. Kui üks näiteks funktsioneerib üle ja teine alla, siis see alla funktsioneerija tahab, et saaks nüüd, ma teen midagi sellepärast, et siis on jälle okei. Ja siis ma ei mõtesta seda selliselt, et kuule ma peaks ise muutuma, ise enda pärast. Vaid see on, ma teen teise pärast selle muutuse või pere pärast või laste pärast. Aga need on tihti olnud sellised väga lühiajalised muutused, et tänasest päevast hakkab uus elu ja see kestab 7 päeva või 7 nädalat, aga et rohkem ei ole. Aga kui inimene jõuab lõpuks ikkagi selline, et tema vastutab iseenda eest ja mitte keegi teine ei pea seda tegema. Et ma ei vaata võib-olla kehvas olukorras või probleemi tekkides üldse teiste peale, vaid ma vaatan iseennast, mida mina selles olukorras saan ära teha. Ja kui ma hakkan selle osaga tegelema, siis on seal väga toredaid muutusi inimestes. See võib pärast ka tähendada, et mõlemad partnerid teevad muutusi iseendas ja see kaugenenud või konfliktne suhe lõpuks muutub lähedaseks. Ehk et nad aktsepteerivad üksteist sellisena, nagu nad on. Mina olen veendunud, et iga teraapia lõplik eesmärk ongi see, mille poole püüeldakse, et aktsepteerida ennast sellisena, nagu me oleme. Kui me seda suudame teha iseenda puhul, siis me suudame ju seda suurema tõenäosusega teha ka teiste inimeste puhul, partneri puhul või kelle iganes puhul. Ja siis ju kas leida, et kuule,
noh, äkki me ei sobigi kokku, on ju, või siis Võib ka seda, see olla, on ju, jah. et proovime. Et seda tihti kardetakse teraapiasse tulles, et äkki juhtub see, et me ei sobigi kokku. Et seal on lihtsalt hirmu pärast, aga et tegelikult olukord võibki selline olla, et kui me üksteisest eemaldume lõplikult, et siis me võime väga õnnelikuks saada. Meil võib tekkida see võimalus. Et saab tehtud võib-olla otsus, mis vajas tegemist, on ju. Just. Ja tuleb uus elu nii-öelda. Aga nüüd kuhu sinna pilti sobituvad lapsed? Ma mõtlen just selles osas, et noh, meie mänguterapeudid, kes meil siin peamised kuulajad on, et nemad puutuvad kokku päris palju nende lastega, kelle vanemad on omavahel ikka päris suures konfliktis ja on vahel kaasatud kohus ja igasugused muud asjad, et noh, seal võib ka olla niimoodi, et noh, ongi, et me näeme või arvame, et pereteraapiast võib olla abi, võib-olla ongi need vanemad saanud teraapiat, aga et noh, jah, et kas ja kuidas nagu noh, kuidas lapsed seal nendes suhetes noh, ma ei tea, kuidas neid saab toetada, kuidas nad saavad ellu jääda seal. Ja ega ühtegi teist sükest paremat varianti ei ole, kui tegelikult ikkagi lapse toetus, noh, mänguterapeutidelt kindlasti on see toetus nende professiooni kasutades. Aga muidu pereteraapias on ikkagi see, et kui vanematel ei ole selge, milline on nende omavaheline suhe mehe ja naisena ja ka lapsevanematena, siis on erimeelsused, on konfliktid, on distantseerimised, et siis juhtub tihti see, et lapsel tuleb see vastutus kahjuks võtta, sest ta näeb, et vanemad seda vastutust ei võta. Ja niikaua, kui laps tunneb seda vastutuse kohta, siis on teda väga keeruline aidata. Ehk et põhiprobleemi olemus on ikkagi selles, et mehe ja naise suhe mingi põhjusel muutub dysfunktsionaalseks, ehk ta kas eemaldutakse või lähevad konfliktid suureks ja siis minnakse näiteks lahku, aga et kõike seda, mis mehe ja naise suhtes on võib-olla vaja ära lõpetada ja saada siis nii-öelda keskenduda siis lapsevanemaks olemisele, siis tihti ei soovita selle mehe-naise suhtega otse tegeleda, vaid hakatakse läbi lapsevanemate suhte siis klattima kõike seda, mis üks või teine on teinud siis. Nagu paari suhtes. Paari suhtes, et aetakse need suhted kaks sassi ja siis jääb see laps sinna nii-öelda kahe inimese tule vahele, ehk läheb kolmnurka, kus siis see kogu ärevus, mis tekib siis selles suhtes, et läheb siis ühele või kahele, võib-olla isegi kolmele lapsele, kui seda ärevust on hästi palju ja nendel lastel on tõesti keeruline siis kuidagi hakkama saada. Vanematel täpselt samamoodi. Nad ju armastavad oma lapsi, aga nad saavad aru, et nad tegelikult kahjustavad neid lapsi. Ja ega ma ei näe muud varianti, kui aidata neid vanemaid siis, saada rohkem selgust, mis nende suhetes toimub ja õpetada või toetada, aidata neid siis järjele sellega, et lapsed on nende kõige olulisemad suhted peale siis kaaslased. Ja seal ei ole ainult see, et see on armastus ja soov ja tahe, vaid seal on võib-olla tuleb hakata rohkem vastutust võtma, sest ei ole olnud võimalik oma pagasi pealt siis õppida seda vastutuse võtmist, et ma olen vanem ja mida see tähendab. Et see ei tähenda seda, et ma muretsesin endale, nagu eestlased muretsevad, kõik asjad muretsesid endale lapsed, vaid lapsed tähendab seda, et nende sünni järgselt on neil kõigil, on see 1, 2, 3, 4 last, kõigil on õigus oma vanematelt saada täiesti tasuta kõiki neid erinevaid hüvesid siis, soojus, armastus, ellus, mõistmine, baas, kõik see, absoluutselt, aga et kuidagi see läheb nagu, millegipärast ma tahan juurde öelda seda, et lapsel on see õigus tasuta käes.
tegelikult on see, et see on sünnijärgne kohustus siis vanematele, aga paljudel vanematel lihtsalt ei ole endal neid oskusi. Nagu minul noore mehena ei olnud neid õigusi või neid oskusi, et anda lastele seda, jah. Et siis on tõesti see, et vanemaid tuleb kuidagi mõista, aidata, toetada selles just, et nad oleksid oma lastele siis moel või teisel ükskõik, mis toimub. Aga et seal on väga oluline, et ma ei kahjustaks teist vanemat. Sest minu sees on ikkagi nad mõlemad minu südames ja kui ma ühte kahjustatakse teise vanema poolt või vastupidi, siis see on nagu minu sees toimub midagi, mingi konflikt. Ja siis ma võin jõuda selleni, et ma näen ise ennast probleemi allikana. Ma ei armasta ennast ja ma võin ennast vihkama hakata ja siis võivad tulla kõik erinevad toimetulekumehhanismid, mis ei toeta seda last. Seal on need lõikumised, seal on tabletid, seal on alkohol, tubakas, narkootikumid. Sa mõtled just, et lapse ellu tulevad, kui vanematel. Ja see valu võib nii suureks minna, et see näiteks lõikumine on ikkagi see, et ma pean tekitama veel suuremat valu, et seda valu siis kuidagi nähtamatuks muuta või ära juhtida, et väga keerulisse kohta võivad need lapsed jõuda. Aga kui, see on just see, selles mõttes ma kuulan sind ja mõtlen, et see on just see ideaal. Kuidas need olukorrad võiksid lahendada, et need vanemad saavad teadlikuks ja saavad omavahel probleeme lahendada, aga reaalsus on see ju, et ei suudeta jõuda sinna, aga ütle mulle, kuidas nagu pereterapeudi seisukohalt vaadatuna, kas siis ikkagi nendel lastel on lootust? Et kui vanematel ikkagi ei õnnestu. No ma tahaks öelda, et mul ei olnud kumbagi vanemat, kui ma kasvasin. Et siis tähendab, et on lootust. Et aga tõesti, minu töö ja ülesanne on ikkagi vanematele moel või teisel kuidagi pugeda sinna põue ja südamesse, et see on nii oluline, kuidas nemad omavahel käituvad ja kuidas nad lastega käituvad. Et ja ma ei saa öelda, et ei ole võimalusi. Ikkagi tihti on need inimesed, kes karjääriredel kuhugi väga kõrgele on jõudnud, siis nende lapsepõlv ei ole ka väga tore olnud. Et me kuuleme pea igapäevaselt sellest, kuidas kodune vägivald on tegelikult mõnele andnud tuule tiibadesse, aga samas on nad sisemiselt väga katki. Et moel või teisel tuleb ikkagi iseenda arenguga tegelema hakata ja leida see oma tee ülesse. Aga kuidas sulle tundub, kas nüüd, ütleme, need nooremad põlvkonnad, meist juba on ju nooremaid põlvkondi, et kas nemad kuidagi, ma ei tea, kui nii võib öelda, kas nad on tervemad, kui olid vanemad põlvkonnad? Ka pereteraapia on olnud ju kaua olemas, on ju, ja iga põlvkond tahab ju teha natuke paremini kui eelmine. Ma näen, et mingi kübeke teadlikumat lähenemist on rohkem. Et on tulnud neid inimesi, kes elavad küll juba koos, aga lapsi ei julge veel planeerida, vaid tulevad ja tahavad oma paari suhtes saada rohkem selgust, näha, millised perspektiivid neil, millised ohud neil on ja tulevad juba teadlikult. Ja tulevad teadlikult, neil on probleemid, mida me siis hakkame, nad teadvustavad probleemi ja siis vaatame sinna sisse, et mis neid probleeme põhjustab ja nad on varmumad ka tegema oma päritoluperega tööd. Kui vanemad põlvkonnad räägivad nagu sellest, et minu isa ja ema on juba nii vana ja jumal äkki saab infarkti ja ma ei julge temaga rääkida nagu asjadest, mis on tegelikult olulised, mis vajavad võib-olla siis selle kliendi vaatest rääkimist, siis tahetakse rohkem hoida oma vanemaid. Et need, kes nooremad, nende vanemad on ka nooremad muidugi, aga nad julgemalt siis lähevad rinda pistma nende muutustega. Võib-olla kardavad vähem muutusi. Julgevad otsa vaadata. Sest ma mõtlen, et me siin rääkisime ka natuke isadusest, et lihtsalt nagu ühiskond on arenenud, on ju, see isa roll kui selline on ju muutunud ajas. Absoluutselt. Ja seda,
ma arvan, mitte ainult ju sellepärast ma olen näinud, et isa nii tegi, sest väga paljudel, isad ei teinud, sest tol ajal oli hoopis teine aeg on ju, isad ei hoolitsenud niimoodi laste eest, nagu tänapäeval näiteks ollakse ju kodus, isad on kodus lastega, see pole üldse ju midagi sellist ebatavalist, et me näeme, et isa jalutab lapsega väljas vankriga või käib lapsega pargis, et mingisugusel tasandil mulle tundub, et ikkagi mingi muutus on toimunud, et mulle tundub, et heas suunas või ma loodan, võib-olla ma loodan lihtsalt. Et ma arvan, et on olnud neid isasid, kes sarnaselt on hoolid, vanasti olid uskumused ja sellised traditsioonid ja ma mäletan nii hästi, kui 96. aastal ma tütrega jalutasin ühes väikse linnas vankriga, siis see oli haruldus. Siis ei olnud nagu, minu teada ei olnudki ühtegi teist isa, kes jalutas sellel ajal vankriga, sest emad jalutasid, lihtsalt nii oli. Aga et pojaga, kui ma jalutasin, siis oli juba oma jagu mehi, kes 2005 aasta, kes siis nagu ja tänasel päeval vahel vaatad, et kas emad on kodus koristamas või mis see toimub, aga et isad on väljas. Et täpselt ju ei tea, infot on vähe. Et aga ma usun jah, et see aina muutub, et just see, et mõtestada neid rolle siis nagu ümber kogu aeg, et mina usun küll isadesse. Aga ütle mulle, nüüd ma küsin täitsa, eks ma üldistan, väga, väga tugevalt üldistan, aga ütle mulle, kui palju nagu naine mõjutab seda mehe nagu võib-olla sellist enesekindlust, võib-olla ka oskusi on ju jõudu, olla isa, tahta olla isa oma lastele. Kas mõjutab ja kui palju? Siin ongi see, et süsteemile on omane see, et mingi tasakaal peab kogu aeg olema. Sest muidu süsteem ei tule toime. Olukorraga hakkab otsima ikkagi erinevaid vahendeid, et see tasakaal saabuks. Ja eks siin on, et selleks, et isad saavad rolli võtta, selleks on neil seda ruumi ka vaja. Ja mitte üldse paha pärast võib olla see, kui ema mustrid on sellised, kus tema oma isa ei saanud nagu usaldada. Siis tal on väga keeruline minna suhtesse niimoodi, et ta oma meest saab usaldada lastega jääma või koos olema. Ja kui ta kõik eest ära teeb, siis on isal väga raske isana tulla sinna juurde ja mõtestada ennast üldse. Nii et see on kahe inimese koostöö ja koosloome, et kuidas me seda teeme. Et kuidas ma usaldan siis suhet lapse ja isa vahel, aga et kuidas ma usaldan ka emana iseennast, et ma saan sellega hakkama, et isad võib-olla toimetavad rohkem ja võib-olla toimetavad veel rohkem kui emad. Ja isad samamoodi peavad siis võtma selle rolli nii-öelda, et igalühel on oma osa selles ja öelda, et üks on olulisem või teine vähem olulisem, mina ei oska, et pigem on see, et see on ikkagi koostöö ja see eeldab avatud, ausaid suhteid, kus saab rääkida kõigest, kus me aktsepteerime teineteist nii mehe, naise kui vanematena ja selliselt on see võimalik. Ja ei näe võib-olla kõiges teemades, mis me tõstatame või teine tõstatab kriitikat. Absoluutselt, muidugi. Et seal saab aina juurde õppida seda, et kuidas siis nii-öelda kuulata teist ja vähem nagu suunata. Aga kuule, mul sind kuulates tuli mõttes hoopis üks teine asi, et ma mõtlesin enda peale, mõtlesin oma suhte peale enda isaga. Ja ma ikka ka olen mõtisklenud selle kõige peale ja mina ise leian, et minu elu, isa on ka muidugi hästi tugevalt mõjutanud, aga minul on olnud hästi tugevad mõjutajad hoopis ka minu vanaisad ja minu onud, kes on olnud, omal ajal ikka, kasvatas ikka laiendatud perekondlast, ja tänapäeval on kuidagi nagu see rohkem selline, ei ole nagu kaasatud võib-olla nii palju enam on ju vanevanemaid ja laiendatud perekonda. Et kas selle isa rolli võib ka võtta üle keegi teine lähedane inimene või peab see olema kindlasti nagu bioloogiline on ju nii-öelda isa?
no mina olen nii mõelnud, et isa saab olla ainult see, kes koos emaga siis koostöös on mind ilmale toonud. Et teised saavad küll jah, minu kasvamises olla toeks ja nii-öelda kasvatada mind siis kuhugi poole vaatama või mõtisklema või toetama. Et see on tihti see, kus vanaisad ja onud ja tädid ja kes kõik on saanud oma rolli ja seal on tõesti jälle selle tasakaaluga see teema, et kui mul kuidagi kuskil jääb väheks midagi ja on teised ressursid mulle lähedased, mis mind saavad aidata, siis kasutatakse neid ressursse. Nii et nad on kõik nagu tänuväärt, et nad sinu elus olemas on ja see on nii suur kingitus sulle. Aga oma isa on ikkagi, ta mõjutab mind moel või teisel. Ja mõjutab, kui ma isegi teda ei näe, ta mõjutab ju geneetilisel tasandil. Absoluutselt. Ja nüüd ju räägitakse ka sellest, kuidas see on ju varasemate põlvede kogemused meile nii-öelda geenide kaudu edasi kanduvad ehk et see mõju on väga... Et see osa on alati olemas. Ja no tihti on see olnud teemaks, kus on teine vanem olnud puudu kasvatamise juurest ja ta on nagu ära võõrandatud nii-öelda ja asemele on tulnud keegi uus inimene, keda siis hakatakse presenteerima isa pähe ja õpetataksegi ümber ja kõik nagu toimib ja osad inimesed on täitsa rahul sellega, aga midagi jääb puudu. Miski on mulle arusaamatu. Ma mõtestan seda selliselt, et see on, ma ei tunne ennast päris täpselt veel. Ma tunnen seda ema poolt ja võib-olla suguvõsa ja kõik, ja kui isa on ära võõrandatud, siis ma seda teist poolt endast ei tunne. See on identiteedi nagu arengus või... Ühel hetkel võib see olla väga suur kitsaskoht, mida tuleb lahendada. Need kõik on olulised. Kõik inimesed on olulised, kes mu ümber on ja kes mind toetavad. Aga isa roll on tähtis. Jah, mõlema vanem, aga ka isa roll, jah. Aga mis sa arvad, kuidas inimesed üldse või emad, poegade emad või siis ütleme ka naised on ju oma meestele, et kuidas me saaksime mehi selles isa rollis nagu toetada või selleks kuidagi ette. Kas me saame midagi üldse teha või see tuleb ainult sealt, milline on selle poja enda kogemus oma isaga? No jah, et üks on see, et need mustrid tuleb ikka üle vaadata, et mis sealt tulevad. Aga loomulikult saame, nii nagu mehed saavad naistele toeks olla ja täpselt vastupidi samamoodi. Ma arvan, et seal taga on ikkagi jälle see, et see kommunikatsioon on selline arusaadav, aus, selge ja mina iseendast lähtuvalt siis olen teisele poolele avatud ja annan talle selle ruumi ehk usaldan teda. Isa, näiteks emad siis isana, oma mehi ja ise täpselt samamoodi olen eeskujuga olemas oma lastele, oma mehele, et siis on ju võimalik ka teisel poolel vaadata seda, kuidas saab siis olukorras nagu hakkama saada. Nii et ma arvan, et ja tõesti see, et anda see ruum mehele olla mees. Ta saab ühenduse sellega, et ta on vajalik, ta on kasulik ja see muudab temal juba toime tulemise palju lihtsamaks. Et siis tunnustada ta et selle eest, et sa kallis kaaslane oled mulle nii palju toeks ja ma näen ka meie lastele. Aga ütle, tead, mul hoopis tekkis mõttesse selline küsimus, et kui lihtne on tänapäeval, ütleme noorel, nagu, kuidas öelda, mõista seda meheks olemise rolli. Et kuidas see tundub, kas see on tänapäeval keerulisem, kui ta oli näiteks meie vanematel on ju või põlvkonnad ettepoole või mitte? Või ma just mõtlesin, et ühelt poolt on nii palju materjali, podcast, AI, kust iganes nagu uurida seda, et mis see meheks isaks olemine tähendab. Teisalt võib see üleküllus jälle
millise kvaliteediga materjali otsa ma satun, on ju, et see nagu selle perspektiivi pealt. Teine teema on kahjuks see, mis toimub meie ümber maailmas, mis nagu loob seda kuvandit, et mees peab olema hetkel väga mehine ja kaitsma ja toetama ja tal on nagu hoopis teised väärtused, mis on nagu olulised vaadata. Ehk et kuidas sa siis otsid seda pehmemat poolt, kui praegu võib-olla vaja vaadata hoopis jäigemalt ja kompromissitumalt otsa sellele, kuidas elus hakkama saada. Kuigi ma ise olen ka seda mitu korda nagu mõelnud, et see pehmem pool minust, kui see on nagu tugev ja kindel, siis ma olen nagu, ma arvan, palju enam valmis selleks, mis kõik juhtuda võib. Haavatavus toob tugevuse. Absoluutselt. Ja siis on ka see, et väga paljudel meestel on just nimelt see ka identiteedi küsimus, et kas rohkem vaadata seda mehelikkust ja naiselikkust kõiges selles või hoopis vaadata kahte inimest, kes siis omavahel on mingi liidu moodustanud, nii et ka neid küsimusi on järjest enam ette tulevat. Et õnneks on elu huvitav ja põnev ja miski ei ole siin elus sirgjooneline ja on ikka ajas muutuv ja alati leiab teemasid, mille üle mõtiskleda, ükskõik mis aspektis. Et oma elu eksperdid on ikkagi inimesed ise ja see teeb selle teraapia keskkonna nii huvitavaks. Et ma lähen iga kord, ma ei tea täpselt, mis on. Ja see on põnev, on ju, sa mõtled just kui kliendid. Ja kliendid tuleb, ma ei tea ju, mis lugu on ja ma ei tea igal kohtumisel seda, et kuidas see lugu täna veereb. Kuigi ütleme, et kondikava on alati olemas, aga lihtsalt kogu see võlu on selles, et iga kohtumine on nii unikaalne. Aga räägi mulle sellistesse, et nüüd lihtsalt, kui me hakkame otsi kokku tõmbama, et millal näiteks võiks, ütleme, üks mänguterapeut, kes tegeleb lastega, tema juurde tulevad ka vanemad, aga näiteks millal võiks ta soovitada vanematel minna pereteraapiasse? Eks mänguterapeut näeb ju last tema protsessis ja kui lapsel on ikkagi väga ütleme silmaga või nähtavad või kõrvaga kuuldavad muutused toimunud. Et see on täpselt nagu lasteaias või kooliski, on ju, et siis on nagu see, et sul perekonnas peab olema midagi siis toimunud või juhtunud, et lapsel võib-olla see käitumine ja tunnete kontroll on võib-olla muutunud ja muutunud just selliselt, et ta ei tule võib-olla nii hästi toime enam kui enne. Et siis on nagu see, et peaks vaatama neid suhteid, mis on lapse ümber. Ja ka see, kui vanematele mingit tagasiside antakse või vanemad toovad, et siis on ka näha see, kui vanemal on mingi keeruline koht või raske olla või tulevad kaks vanemat, kes omavahel vaidlevad, kumb jope seljast võtab ja kumb, et nüüd tuleb ta minuga või läheb sinuga, et see on ka jälle see, et igal lapsel on keeruline ise oma muutusi arengus teha, kui ta peab vastutama selle eest, mis toimub vanematega. Ja kui on näha, et võib-olla vanemate vahel on seal mingeid selliseid, ma ei tea, ebakõlasid, ma ei taha nagu öelda, et iga vanemate paar peab sinna minema, ikka on ju igasuguseid selliseid probleeme, aga et kui tundub, et nad on nagu natuke sellised võib-olla kas võib öelda tõsisemad või et laps on neist mõjutatud. Jah, et seal on näha kohe, kuidas laps reageerib sellele vanemate omavahelisele käitumisele, aga ma ikka tahaks öelda, et iga täiskasvanud vanem peaks suutma oma tundeid nii palju kontrollida, et ta kuskil teiste ja kolmandate inimeste juuresolekul ei hakka nagu, ei saa hakkama iseenda. Okei, et ma näen, et ta ei saa hakkama, et siis nagu see on koht. See on koht, mis ta vajaks ülevaatamist ja ma niivõrd võib-olla ei võtakski seda nii dramaatiliselt, et kindlasti nüüd mingi jama ja peab minema, vaid alati on ju tore teha suhetes ka inventuuri. Ja iseendas. Ja kui näiteks ka lapsega on probleeme, siis on ju see, et me panustame sinna päris palju oma energiat, meie ärevus võib kõrge olla, et siis ongi paslik nagu see, et vaataks üle selle suhte, et kas meil on mingeid lisaressursse vaja äkki
või peaksime ise kodus midagi teisiti tegema ja võib kodus veel lapsi olla, kes tegelikult ootavad oma vanemaid, aga erivajadusega või eriline laps siis saab rohkem tähelepanu. Nii et noh, tegelikult on paslik üle neid asju aeg-ajalt ikkagi vaadata. Aga ütle mulle, kas on abi ka sellest, kui näiteks ainult üks vanem tuleb pereteraapiasse? Et tegelikult pereteraapia saab nii-öelda, pereteraapiat saab teha, kui on vähemalt üks motiveeritud inimene, kes soovib muutusi. Ja selliseid kliente on ikka aeg-ajalt. Nii et kui süsteemis üks muutub, eks ole, siis see muudab ju kogu süsteemi. Siis muudab kogu süsteemi ja on tihti olnud seda kogemust, kus algul tuleb üks ja mingite kohtumiste järel on tegelikult teine partner ka tulnud või pere tulnud. Nii et alati võib pöörduda. Pöörduda võib alati. Ja see ei tähenda seda, et me oleks, ma ei tea, et meil oleks midagi viga või et see tähendaks, et me ei ole nagu, et me ei toimi nagu perekonnana, aga lihtsalt see on see, mis aitab paremini hakkama saada oma vahel toime tulla. Et ma ise vaatan ka seda, et on palju paare või peresid, kes tulevad siis, kui tõesti on see viimane hetk või enam ei olegi lootust. Et igal juhul on mõttekas oma suhtega tegeleda võib-olla kellegi kolmanda toel, kui ise kahekesi me tegelikult ikkagi endale ausalt tunnistades ei saa hakkama probleemide nagu muutmisega. Nii et igatahes tasub oma paarisuhte või peresuhtega tegeleda ja see toetab ka lapsi, aga toetab meid ka ennast, et paremini edasi minna. Jaa, kindlasti. Kas on veel midagi, mis on selline, mis sulle tundub oluline, et lapsevanemad teaksid või siis mänguterapeudid või lastega tegelevad spetsialistid teaksid, mis vajaks veel nüüd siia lõppu ära ütlemist? Ma ei tea, kas midagi uut nüüd öelda, aga ma arvan, et see endaga tegelemine ikka annab nii piisavalt rahulolu juurde, et ma olen iseendaga paremas ühenduses. Ma olen paari suhtes parem kaaslane või toetavam kaaslane ja see teeb meie lapsed õnnelikuks. Selle peale võin ma küll garandi anda. Ja ma nõustun ka sinuga, ma usun sind. Aga ütle mulle, kuidas, kui keegi tahab näiteks sinu vastuvõtule tulla või tahab sinu juurde saata mõnda peret, mõnda last, mõnda isa, võib-olla mõnda ema, siis kuidas nad sinuga ühendust leiavad? Sa toimetad Tartus või kuskil mujal ka, ütle seda ka? Jah, pereterapeutina toimetan Tartus ja on olemas meil selline aadres nagu www.pereterapeuthallik, kõik kokku kirjutatud.com ja alati saab sinna sealt siis teabe selle kohta, et kuhu helistada ja ma olen alati siis telefonikõne või meili kaugusel. Ja nii tore on aidata. Seda on hea meel kuulda. Mul on hea meel, et sa oled jõudnud pereteraapiasse. Ma usun, et see panus, mis sa annad perede ja ma ütleksin kohal ka nagu isade heaollu või nende toetamisse, et seda ei saa alahinnata, et see on väga-väga oluline. Ma arvan, et ma ikkagi arvan, et just meesterahvad suudavad seda kõige paremini teha. Et mehel on ikkagi natuke midagi muud kui naiselt mehel. No mulle tundub nii. Naisi on küll veidi rohkem, on ju. Aga mehi ei ole palju vähem. Ehk et terapeute võiks ka ju olla kuidagi umbes sama proportsiooniga. Jah. Ja iga, ütleme, me saame siit, me saame sealt, on ju, aga et oleks, et võib-olla, ma mõtlengi just, et kui nii öelda, et võib-olla siis nagu mees tänavalt, kes ei tea mitte midagi teraapiast. Et siis tema jaoks võib-olla ongi turvalisem alustada meesterapeudi juurest ja võib-olla ka paari suhtes alustada sealt. Nii et ma arvan, et tööpõldu sul jätkub. Aga aitäh, Helmer, et sa tulid. Aitäh, et sa oma mõtteid jagasid. Mul oli sinuga väga tore ja äkki tuleme veel kokku, et rääkida millestki põnevast. Jaa, aitäh sulle ka.